Seekordne spordisaade Poodium ei alusta mitte toreda mõistukõnega, vaid hoopis tänuga just nimelt sulle, kallis televaataja, et sa oled võtnud selle tunnikese, et veeta see mõnusas spordimälumängu seltsis. Tagasihoidlikkus pole tingimata voorus, nii et kõlagu fanfaarid ja stardipauk, Poodium alustab nüüd. Nii nagu igas saates, nii ka tänases saates on meil kaks tiimi, punane ja sinine. Punase tiimi tänaseks külaliseks on meil Jasmin Üpraus. Tere! Tere! Sina oled meil jetisportlane. Tõsi. Kas see tähendab seda, et sa ratsutad lumeinimese seljas? Täpselt mitte vist nii, aga vee peal rohkem sõidaks. Millega sa sõidad seal vee peal? Sõidan siis jetiga mööda vett. See on siis nagu pum-pum? No rohkem näpuga antakse gaasi, aga GP1 jetiga. Ehk siis see on põhimõtteliselt jetid F1, kus sina sõidad? Täpselt nii. Absoluutne tipptase? Täpselt. Ma vaatasin ka sinu Wikipedia lehekülge. Peaks ütlema, suhteliselt igav on vaadata seda, sest et tiitleid on rohkem kui jooks kokku lugeda. No natuke on kogunenud, jah. Mis sind veel motiveerib sporti tegema? Ma arvan lihtsalt tung ja armastus spordi vastu. Sa oled veel ju noor tüdruk, nii et sa jõuad veel ju teha kõvasti. Ja, ega unistusi ja eesmärke on palju. Mõnus. Naudi tänast mängu ja sinu ka tänaseks kapteniks on Margus Kiiver, mees, kes eelmine saade vastas ära peaaegu 2 jalgpalli küsimust. Kas hakkad Kasperile pakkuma konkurentsi ja hakkad kommenteerima varsti sporti? Ma arvan, et see oli lihtsalt selline juhus, et kui Kasper siin on tõesti hakanud F1 ja rallit väga hoolega jälgima, siis ma jään ikkagi oma liistude juurde ja ütleme nii, et ei hakka jalgpalli vaatama. Olgu, selge. Edu, Margus ja Jasmin teile tänases mängus ja meie sinine tiim. Meie tänase sinise tiimi külaliseks on sotsiaalmeedia vanaisa Martti Hallik. Olen ma ise ka proovinud seda sotsiaalmeedia ametit ja näed, täna on elu toonud mind juhtima spordisaadet. Kas varsti kuuleme siin näiteks Kasperiga koos jalkat kommenteerimas? Ma arvan, et see oleks äärselt igav inimest. Ma ei suuda nagu tuua midagi lauale jalgpalli kommenteerimises. Aga miks mitte? Selles mõttes, et ma olen avatud kõikidele uutele huvitavatele väljakutsetele alati. Näed, Kasper, Narva Trans, Viljandi tulevik, kommentaator sul olemas. Ma olen ajakirjandus väga vähe raha. ma olen elamuste peal väljas, ütleme niimoodi. No emotsiooni suudad ikka vabale. Jah, see on kindlasti olemas. Väga mõnus, Martti, edu sulle ja sinu kapten on täna siis Kasper. Kasper, sina käisid välismaal koondisega kaasas, tegid tähtsat tööd, tõid sa meile välismaalt nätsu ja värvilist traatiga. Nätsu ja traati ei toonud, tegelikult ma tõin küll, aga see on hea, et sa seda meelde tuletasid mulle, et ma unustasin selle kaasa võtta, jah. Täna näete, et saatejuhil on lemmiktiim ja lemmikkapten, sest Kasper ei toonud mulle nänni. Edu poisid teile tänases mängus ja alustamegi siis kohe mänguga ja loomulikult esimeseks mänguks on meil algviisik. Nüüd, kus me teame, et Kasper meile nätsu ja värvilist traati ei toonud, saame alustada oma esimese mänguga, milleks loomulikult on algviisik. Väga lihtne, kuvame ette võistlejatele 5 pilti, nemad peavad arvama, kes on pildil. Arvavad ära, saavad punkti, ei arva, punkti ei saa. Üks hetk tuleb selline erakordne hetk, kus te saate ka panustada, mitmele punktile mängite, aga see tuleb mängu jooksul. Ja loomulikult alustab meil täna mängu Margus ja Jasmin ja võtame teile ette algviisiku ja esimese pildi ja küsime loomulikult, kes on see härrasmees pildil. Kasper tahab juba väga vastata, aga ei saa. Ma olen valmis. Sa oled valmis, jah? Ma olen valmis. Mina annan alla juba. Sa juba annad alla? Halloo! Mõtle, kui palju tiitleid. Sul on väga palju vihjeid. Ja seal on... No ma saan aru, mis alaga on tegu, see on surplus jalgpall. Tõsi, kaotlus ääles, jalgpall. Lauri, ma lihtsalt ütlen, et ma nätsu ei taha, ma teen küpsist. Küpsist? Et sa tahad vastata siis, kui nemad ei vasta. Kas meil on lootust? Ma loodan, et meil on lootust. Margus vist tean. Ma vist tean, jah, selles mõttes, et ma vist olen temaga korra kohtunud ka, et see oli toona vist, kui Tänak tuli maailmameistriks ja nemad tulid äkki Eesti meistriks ja siis ta nagu oli... Meistrite kogunemine oli mingi... Ei, see oli ühe telejaama uudiste saates, kus ta oli natuke üllatunud, et Tänak uudis ettepoole pandi. Aga kellega tegu? Kas on Jürgen Henn? No vaatame, kas on Jürks. Loomulikult. FC Flora peatreener. Mina siiama nimestan, miks ta veel Floras on, sest mees tundub ju andekas. On sul seletus sellele? No praegu on vaja seal tööd teha. Praegu on vaja seal tööd teha. Võtame teile ette järgmise pildi ja vaatame, kes teil selle alt välja tuleb ja kas sellega on rohkem õnne. Kes on see härrasmees? Pilt on väga vana, nagu näha, võite siis logod all viitavad sellele, et tegemist ei ole värske pildiga. Eesti telefon, selline bränd veel eksisteeris. Eesti telefon ja Hansapank. Hansapank. Oi jumal, see on... Siis kui veel eestlaste oma see oli, eks ole. Kulike taksa on veel puudu. Kas sa tead Eesti jooksulegende?
ei no vahva selles mõttes, et ei. see mees on ju Slaavi nimega. ja ta on ju isegi laulu sisse pandud ja väga kihvt laul. Paide tüli rahva jaoks. ja aga ma ei mäleta, kes Orelipoiss jah. Või isegi köögi. Jaan Pehk ühesõnaga, Jaan Pehki looming. Just, aga Kes võiks olla pildil? No mina olen rohkem ikka motoalade peale käpp. Margus ka? Klassikaspordi, no klassikalise spordiga ei tea. see on meie kunagine maratoonar Pavel Loskutov. Absoluutselt, tõepoolest, siin pole täiendada midagi. Legend omas maalas. Võtame teile ette järgmise pildi. 2 tükki olete praegu ilusasti ära arvanud. Sellega on väga bueno. Kes on see Kossu mees? Aba, nii. See oli nüüd ja. On. Ma olen varem ka nende Kossu vendadega nagu niimoodi kinni jooksnud. Ma tean küll, kes see on. Muidugi tead. Ja, aga... Sina ka tead või? See on vahva. Aga ta ongi täpselt siuke, et nagu tead, aga nagu tuleb keele peale või ei tule. Ta on täpselt siuke vend, jah. Kui hästi kaugelt vaadata, siis on see Jüri Ratas noorena oma Jüri Ratas. Ma toetan sinu teooriat. See on tõesti, jah. Me oleme valmis ka punkte võtma. Tuleb ei tule? Ma annan selle punkti neile, sest et meil on Jüri Ratas ainult pakkuda. Martin Torbek on õige vastus, absoluutselt hea. No see on see hetk, kus tunned ennast lollina. Ja nüüd, poisid ja tüdrukud on see koht, kus te saate panustada. Üks on miinimum, 5 on maksimum. Saab. Kasper, sina ei tea, mina olen saatejuht, mina tean. Käib ikka igas saates kohal, eks ole, ei puudu siin on ja meil muutuste tuules. Statistiliselt vaadates on järjest on niisugust klassikalist asja, et äkki tuleb mingit muud valdkonda, mis meile rohkem sobib, et panustame rohkem. Statistika siin. Mitmel punktil mängite 1-5, Pango. Mis panus teil tuleb? Teil on praegu kogutud 3 punkti, ei 2 punkti. 2 jah, Torbekuga ei saanud pihta. 2, ma ei tea. Võite punkti peale panna, jah. 3, jah? 3 punkti, võtame ette pildi ja küsime, kes on pildil? Oi jumal, Vehkleja tüdrukud on Vehkleja, aga kus te teate tüdruk on? Vist on naisterahvas küll. Ütleme nii, et viimasel ajal meesvehklejad ei ole pilti pääsenud. Jah, Novosjolov oli viimane, enne teda oli ka Parma ja siis on. Äkki on Irina? Sul on pakkumine, ootame ära korraks. Kui me pakume, kas ma kaotame 3? Jah, vehklejad tõenäoliselt praegusel hetkel oigavad ja ütlevad, et kuidas sa ära ei tunne, et kas sa ei tea. Aga pakku, ega siin muud varianti jälle tuleb vist minna pakkumise peale. Ma tean, mis perekonna nimi on. Mis sa pakud? Irina? Embrich või? Embrichi mõtled? Ja pakkumine? Ütleme nii, et viimaste uudiste valguses Irina Embrich sinimustvalge maskiga oleks nagu okei. Kes teab, see teab. Aga teeme pakkumise. Paned Irina või? No Katariina see ei ole. Katrina vist jah ei ole. Katrina. Paneme Irina. Paneme. Pane, Irina. Sa paned? Ma oleks pakkunud ka Irina Embrichit. Aga vaatame, kas on tegemist Irinaga. Kas on Nikolai Novosjolov? Julka! Meie punktid ei olnud. Teie olete sumadega jõudnud 0, aga teil on võimalik teenida veel 1 punkt, nii et võtame ette teile viimase pildi ja küsime, kes on pildil. No kui tead, ütle ära. Tead? Oota, ära nüüd pane mind, tean küll, ma nime pean ütlema kohe. Just käis uudistest läbi, tegi Eesti mille peale parima tulemuse. See on selle mängu mõte, et siin tuleb nimi öelda. Täitsa. Perekonna nimest piisab ka, kui ei tule. Ütleks, kui ütleks. Okei, päästame päeva kiiresti, sest ma tean, et sa tead. Ma tean, et sa tead, ma näen, et sa tõepoolest, tegemist on Niina Petrõkinaga, Eesti iluuisutajaga, uus suur staar meil. Võite keerata endale 1 punkti, natukene teid häbistada ja see päästis praegu. Mis siin toimub? Laat, väga hea. Teie algviisiku kord on nüüd ja hakkame pihta. Otsast võtma, esimene pilt tuleb teile. Nüüd, kes on see härrasmees pildil? No nii, kuidas sul korvpallitreeneritega lood on? Väiksena vaatasin rohkem korvpalli. Siis sa teda ei tea? Jah, ütleme, et ei tea, ta on ikka ma arvan, et võiks isegi tegelikult väiksena teada, aga teises rollis. Teises mängijana siis, eks ole, jah. Ise oli mängijana siis, jah? Ta oli kunagi mängija, jah. No siis vist ilmselt on nii nagu... Tanel Tein ei ole. Jüri Ratas. Täpselt. Jüri Ratas ka ei ole. Jüri Ratas. Tanel Tein oleks see, kes oli minu lemmik korvpallur kunagi väikse poisina. Mul ka. Tartu Rock ikkagi. Muidugi. Aga jah. Jah, Eiko Rannula Kalev Cramo peale. Absoluutselt Eiko Rannula on õige vastus. Tublit, teil on jällegi punkt kogutud. Võtame teile ette järgmise pildi ja tahame teada, kes on see kaunis naisterahvas, kes on käinud Vancouveri olümpiamängudel. Me oleme täna iluuisutamise lainel. Võib-olla.
ja ta ju selles mõttes... Legendaarne poliitik ka. Ja ma tahtsin öelda, et poliitikas sobiks ka nagu näo järgi. Ta ju juhtis Tondiraba jäähälli. Ehk siis Keskerakond või? No ikka. Muidugi, no davai. Tallinna linnas. Oota, aga me siin nagu, see on nüüd huvitav lugu, et nagu tead. Kas ta on nagu, kas tal on vene perekonna nimi? Täis vene nimi, jah. Täis laavi nimi. Mul juhtus see, et mul hakkas sõitma praegu peast. Mul ka, mul kogu aeg sõidab. Oota, Margus istus näeme, no poisid. mis muidugi kõige legendaarsem iluuisutaja pikalt enne kui teised ei olnud. Oota, mõtlen. Jelena Glebova, päästin ära tehtud. Tõsi, ta on Jelena Glebova, jah. Võite sellest endal punkt ära panna. Poisid. Ma nii lähedal. Absoluutselt, aga piisavalt kaugel. Võtame ette teile järgmise. Ja nüüd, poisid, tuleb teil samamoodi panustamise koht. 1 miinimum, 5 maksimum. Mitmele punktile mängite? Ütle. Teeme igaks üks nagu tagasilikud üks, me nägime eelnevalt. Teeme punktile ja võtame ette teile pildi ja küsime, kes on pildil? Come on! Seda me teame. See on Katrina Lehis. Vaat see on... Tal on rusikas juba niimoodi käes, et see on Katrina Lehis. Täpselt. Sa just võitis. Lehis rusikas. Ja on. Ma vaatame, kas on. Yes. Läks lihtsalt, poisid, Pats reitis ilmselt, eks ole. Punkt peale muidugi ja võtame teile ette. Võtame teile ette järgmisena. Peaks vist olema lihtne lõunasöök Kasperile see pilt. No vaatan Marti, kuidas see läheb. No jalgpall paistab taustalt väga bluriselt. Koondis endine peatreener. Siin on ikka mängitud puhtalt selle peale, et Kasper selle kingitus oleks toonud. Lootsin jah, aga ei ole seksist. Seda, aga siinkohal ma olen jällegi natukene nagu halvas positsioonis. Et jalgpalli ei satu vaatama neid. Marti jaoks jalgpall lõppes siis, kui Beckham lõpetas. Lõpetas siis, kui me Lauriga lõpetas mängimise. Lauri sai lapse ja siis Lauriga vedanud enam ka, siis nagu sealt maalt nagu läks nagu allamägest. Karel Voolaid tõepoolest Eesti koondis endine peatreener ja täna ju Paide linnameeskonna peatreener. Võtame ette järgmise pildi ja küsime, kes on tema? No nii, maratoon. Sa tead jah? Nüüd tead, on jah? Seda tead, eks ole? Selles mõttes, et... See on siuke usumees ja käib... Nüüd EKRE venda. Toob isegi Afrikaid impordid Vestist isegi. Huvitav paralleel, kui on usumees, siis on EKRE mees. Nad on natukene sinna kanti. No jah, kohati nõus. Nagu kristlik. Traditsiooniline. Traditsiooniline, ütleme niimoodi, jah. EKRE Afrikas ei käi. Jah, see tuli enne välja, kui ma nagu kuulsin seda Afrika värk, et siis ma hakkas tõmmanud tagasi. Marti, kes on pildil? Rand ja Tuulberg peab aja. Mõlemad. Kasper? Tiirik Nõrme. Absoluutselt õige vastus, jaa. Võite endale punkti ära panna. Tõepoolest, jah, teie saite poisid siis praegu 4 punkti. 4-2 on meil peal algviisikut seis, juhei! Uudistemäng tõepoolest meid ootab ees. See on üks paras sükke pähkel, krutski tegelane, sest et me oleme uudised ikkagi lõiganud katki, võtnud välja sõnu ja muutnud on natukene teistsuguseks, kuna esmapilgul on tundunud. Ja loomulikult alustab meil uudistemängu võistkond, kes on kaotusseisus. Punane tiim taaskord ja võtame teile ette esimese küsimuse ja tahame teada siis see puuduvat sõna. Naisvõrkpallur loobus spordist, sest teised mõnitasid tema. Mida tema juures mõnitati? Ma tean. Sa tead? Aga me võime seda veel arutada. No arutame. Et valikuid on palju, on ju? On hambad näiteks, on ju pikkus, kehakaal, siin ilmselt välimus iseloomu võib-olla ei mõnitatud. Marti teab ka või? Muidugi teab. Ma kuulen. Kuuled diskussiooni, eks ole. Jah, et kas nagu... Näed, Margus ei tea näiteks. Kas nagu plokki hüppamist nagu segas või ei seganud? Jah, et kas võrku puudub? Et kas oled võrgus kogu aeg või ei ole? Pika ninaga sa mõtled? Jah. Mis see vastus on? Kuidas nüüd viisakalt siin öelda? Otse. Nii nagu on. Tema rinnapaari siis või? Jah, tema rindu. Vaatame, kas see on õige vastus. Tõepoolest, jaa, Kaja Simons siis lõpetas võrkpalli mängimise ära sellepärast, et kõik norisid, et tal on suured tissid. Noh, mis sa teed? Elu on kord selline karm. Punkt kirjas, keerake lehte. Ja ma vigaks küsin, et me veel mitte nii tõsiste uudiste juurde ei ole jõudnud, jah?
meil on täna koos need. See on väga tõsine uudis. Sina naerad praegusel hetkel, aga inimesed on tragöödia, ta tahtis saada võrkpalluriks, aga näed, teised norisid, et tal on suured tissid. Ja ta ei olnud nõus neid täna ka lõikama, aga õnneks täna on OnlyFans, kus ta saab lohutust otsida sponsorite näol. Aga poisid, teile tuleb järgmine küsimus ja kõlab see niimoodi. Hobune ammustas Tšokil. Tšokk on see, kes hoidab hobusega. Ratsud näen öelda. Mis see hobune sellel Tšokil siis ammustas? Ma ei tea, kas meil on mingi temaatiline saade või? Nina temaatika. Võin öelda nagu vihjaks, et tegemist on meesterahvaga selle Tšoki puhul. Siis meil on täna... Välja ulatuv osa. On? Et kas küntakse maad sellega või künta maad sellega? Oleneb, kuidas sulle künda meeldib. Noh, ka käsi on ju välja ulatuv osa. Kas üksi või nagu kellegiga koos, et kuidas sa künnad? Täpselt, käsi saab ka koos kasutada ja kõik välja ulatuvaid osi saab, kui on... Soovi, usku ja tahtmist ja lootust, eks ole, hea, me saame. Noh, kas on mõtteid? Tuleb üks reisile sinuga legendaarne. Mul täpselt sealt see tuligi nagu, et noh... Mis asi sealt tuleb? Et sealt tuleb, et nagu noh... Mille üle ta kõige uhkem on? Ripuvad tasad. Kätegi need tööd ja kolmandega ikka magulad. Et no üks ripuvosakes oli ilmselt... No mis see ripuvosakes olla võiks? Kas... On see? Mis see muud olla tahab? Vaata, mis teemal laivid täna on. See, mis internetis noored ütlevad selle kohta, see baklažaan. Baklažaan? Baklažaan, noh, kastatakse, et emoji ja ma ei taha öelda. Kaks täiskasvanud meest ei suuda nagu sõna välja öelda. Uskumatu. Mõtled fallost ja peenist. Vaatame, kas see on õige vastus. Aga ei ole! Sõrm! Üpris sarnane oma loomu poolest nagu ja saab nagu kõik need asjad tehtud, mis ilmselt nagu... Millal sa viimati sõrmena baklažaani emotsid kasutasid sõrme asemel? Jääb võib-olla natuke segaseks, aga tõepoolest jah. Täiesti nagu haiged mõtted on teie peas. Täiesti haiged mõtted. Pablo Morales tabastas selline... Muidugi sõrm inimene hobusele porgandit, noh. Mida teie mõtlesite? Läks hobuse juurde palli tilliga lihtsalt. Mis ta teeb sellega? Aga nali naljaks, Jasmin ja Margus, võtame teile ette järgmise küsimuse ja kõlab see niimoodi. Ožeer küsib ühe ralli eest vähemalt, palju siis ta raha tahab saada. Kas 200 000 eurot, 400 000 eurot, 500 000 eurot või 700 000 eurot? Palju Ožeer kasseerib ühe ralli eest? Kas need rahasummad käivad meil nagu saatesse nagu nende valikvastustena, et ma panen neid samu variante enne ka näinud? Me on null ära lihtsalt teinekord ja... Vastavalt alale. Ja, nii oli küll. Kas panen nulle juurde ja rallis võtan maha? Ma lugesin seda. Kas sa tead ju? See ei tähenda, et ma tean. Ma ütles Ožee peale, siis ikka on legend, võiks küsida. Vaata, motosport on teemas, kohe tüdruk räägib. Ja, mida võiks nagu küsida, et ühe ralli eest? Noh, kui sa oled ikkagi nagu ohjeldamatu maailmameister. Ma saan ühe ralli eest. Ma peaks ikkagi rallina. Ja, mitu päeva ikka. Kas seal on ka kulud kaetud või see on lihtsalt pealekulus? Ei, see on palk lihtsalt, ta ei maksa ise midagi. Talle makstakse seda raha. Sa küsid sellest, et sa saad starti lähed. Ja. 3, 2, 1, mis on teie vastus? Nii, tulista. B. Mis sa arvad? Ma arvan 200. 200, vaatame, mis on õige, kas 200 või 400. Ai! Pool milkut oli. Pool milli! Ei ole midagi. Päris head palgapäevad, sõidad ühe nädalavahetuse töristad, võidad ja saad pool milli. Poisid, olete valmis teie järgmiseks uudiseks? Proovime olla. No proovime olla, punktisid kummagil ei tulnud ja tuleb nüüd lapse. Lapse ootel Jauhaug pani enda tegevusega pealtnägijad ahetama. Mida ta tegi? Jõi veini ja tegi suitsu, päevitas alasti, puuksutas restoranis või rassis jõusaalis suurte raskustega. Millega Jauhaug hakkama sai, et pealtnägijad olid... Kõige norralikum oleks see viimane, et ma ei tea. Alasti päevitamine ei ole. Aga selleks peaks ta ju Norras praegusel hetkel sõitma kogule kaugemale. Aga keegi ei ole öelnud, et ta Norras oli. Ja suure tõenäosusega puuks võib ka teha, sest et kui sul laps on kõhus, siis ilmselt surub nagu organitele peale ja keerulisem seda kinni hoida, ma arvan. Ahetama. Lõi veini tegi suitsu. No vaevalt sportlane seda tegi. Suure kõhuga, naine tahab, Tobi joob veini. Mina pakuks, kas C või D? CD. Aga kas nagu C oleks selline, mis peaks nagu ahetama? Lasi puu. No selles mõttes, et jah, nagu ikkagi... Ta on ikkagi daam, ilus. Sõltub, kuidas lasta. Jah, see on nagu... Siis ei ole lugu, aga kui sa ikka käristama kukud, siis... Ma ei tea, see D tundub nagu kõige... D on ka pigem nagu suurem võimalus kui... Aga vaatame, kas see on näiteks õige vastus. Loomulikult, jaa.
Therese Johaug oli siis hotellis, tegi trenni, endise tippsportlase tugeva naisena, tegi nii, nagu ta ikka trenni teeb ja siis kõrvalt inimesed vaatasid, et oh, issand jumal, see naine tapab oma lapse ära, aga tegelikult rase naine võib teha trenni ja see on täiesti normaalne. Teadke? Puks võib ka teha. Puks võib ka teha, see on ka normaalne. Päevitada ka. Margus Jasmin, järgmine uudis teile tuleb siit ja see kõlab niimoodi. Haalandi käitumine luksusauto roolis äratas politsei tähelepanu. Miks? Ta suudles politseiniku tütart. Ta parkis auto keset tänavat ja jäi magama. Ta näppis mobiiltelefoni või ta laulis liiga paljult. Millega Haaland oma luksusautos hakkama sai? Haaland on siis jalgpallur, mängib Manchester City's, tõeline väravatemasin, noor Norra viiking. No potentsiaali on kõike teha. Absoluutselt. Aga just äratas politsei tähelepanu, see on väga oluline. Jah, kuna tegemist on jalgpalluriga, siis tõesti kõik on võimalik. Tõesti, kõik on võimalik, äratas politsei tähelepanu, seda nagu keset tänavat parkimist ja magamist kuidagi ei taha endale. Lubada on just, et igaks staar. Raha peaks olema ka, et võiks nagu hotellini välja vedada kuidagi. Näppis moblat, see on selline suht klassikaline, et seda ta kindlasti tegi ja võis ka tähelepanu. Mulle iseenesest A-versioon meeldib see nagu. Kõige rohkem on ju. Aga teine variant muidugi see, et liiga paljut laulmine, et kui on lahtine auto, siis nagu on kosta küll tegelikult. Aga äkki laulab ilusti, ei tea ju. Võt ei tea, tõesti ei tea. Mis te panete lukku? Ma paneks C. C. Näppis mobiiltelefoni. Vaatame, kas see on õige vastus. Pampara, tõepoolest, jaa. Poiss sõitis autoga, näppis telefoni ja nüüd politsei tahab talle teha trahvi 200 naela, mis loomulikult tema palganumbri juures on ikkagi pankrotistav summa. Loodame, et Haaland saab kuidagi hakkama. 200 naela. No ma räägin. Poisid, viimane uudis tuleb teile ja kõlab see niimoodi. Verstappen jagas selgitusi, miks tal jäi Saudi Araabias etappi võit noppimata. Ma suutsin vaevu kõndida, ütleb ta. Miks? No nii. Ta astus naela jalga. Ta rebestas kubeme lihast, tal oli isjas või tal oli kõhulahtisus? No naela vaevalt, no ma ei tea. See on Saudi Araabias, kus sa naelad, see on vist liivast. Aga ehitatakse ikka palju seal ju. No kus see naela? Kus see liivas siis naela jalga astus? No see kube, mis asi isjas on üldsegi? Isjas on, torkab seda igal pool, sest oli Joosep Tootsile. Joosep Tootsile on isjas ja hakkab siit jalast tulema, lööb pähe. Lili peab selle jaoks jooma. See üle läheks. Kõhulahtisus on ka väga, mina paneks B või D. Ma läheks pigem võib-olla see kõhulahtisuse peale, sest kubem lehas nagu ta kõndimist väga ei segada. Sa oled kogu putud selle kubem lehas vigastuse selles mõttes, ta on nagu, sa ei saa joosta, aga nagu kõndimist otseselt nagu ei... Vormeliga sõita kiiresti. Aga samas mõtleme selle peale, et vabadust on vaja leida ju, miks ei võidetud seda asja. Ma suutsin vaevu kõndida. No siis kõhulahtisus, noh. Hobireumatoloog. Jah, Kasper Elisar. Vaatame, kas kõhulahtisus on õige vastus. Tõepoolest jaa, peale esimest etappi jäi Max Verstappen haigeks. Kuulujutud räägivad, et võttis Daniel Ricciardo käest suppi ja peale seda tuli kõhulahtisus, aga sai enne Saudi Araabia etappi ikkagi ennast korda ja sai teise koha. Sellega meil uudiste mäng läbi, skoor on meil 4-6, noh, enam-vähem ju. Hakkab tulema, hea. Ja järgmine rubriik on meil Kapten küsib. Igas saates on meil üks selline voor, mille nimi võiks olla Lauri puhkab, sest et küsib keegi teine. Täna meil on väike siuke vimka, et meil kapten küsib. Ehk siis Margus küsib Kasperilt, Kasper küsib Marguselt. Loomulikult võistkondade liikmed võivad ka kaasa aidata küsimusele vastamisele ja et asi oleks veel põnevam, saavad võistkonnad ka panustada. Margus, kuna teie saate esimesena küsida, siis Kasper ja Martti, teie saate panustada. Mitmele punktile mängite 1 miinimum, 5 maksimum vastad õigesti. Lähme seekord nagu julgemalt peale kahega. Nagu tubli. Ei, nagu me tõstame. Siin on ikka Martti Mune. Ma ei ole selline gambliv tüüp eriti väga. Nagu pigem jääks mulle rohkem alles, kui mul ära kaotan, sest et alati ju, kui sa paned midagi... No mängi 3 peale, siis sul läheb nagu pool alles ka. No võtta, aga siis kui ma kaotan, siis jääb 4 alles, siis me oleme ikkagi nagu vähemalt viigis, ma üritan mitte nagu maha jääda. Ja. Usaldama. 2 punkti. 2 punkti. Margus, palun esita küsimus. Nii, kes on nendest sportlastest tegutsenud ka DJ-na, lausa töötanud DJ-na? Kaspar Taimsoo, Kristjan Ilves, Katrina Lehis või Martin Himma? Pumm.
nii Katrina Lehis, ta on ju Haapsalust pärit, seal on ööklubi Aafrika. Nii Kaspar Taimsoo. Pärnust pärit, seal on Sugar, Sunset, Maasikas. Kas ta praegu Viljandis elab või? Ma ei tea, ma improviseerisin. Kristjan Ilves, kas ta on nagu... Otepääl, seal on comeback. Kõik on resident DJ-d oma kohalikas. Kristjan küll tõe huvides ütlen nagu Elvastega. Seal ikka mingi kõrts on. On. Perevi paar. Ma ei tea, selles mõttes, et Imma teeb YouTube järelikult talle meeldib esineda. Mul on nagu kippusin ka sinnapoole minna, sest see on ainuke vend, kellega on näo ja nime, kui ma kogu vedasin. Ja Ilves tundub siuke nagu... No ma ei tea, ta on nii korralik sportlane, et ma ei tea, kas ta DJ on. Töösel ei ole üleval Ilves. Taimsoo võiks nagu olla, aga ma ei tea, kui ma vaatan nendele näkku, siis ma ütleks Martin Imma, ma ei tea. Ma ütlete Martin Imma. Martin Imma, jah. Ma ütleme. Margus Kiiver, kas see on õige vastus? See ei ole õige vastus. Õige vastus on Kaspar Taimsoo. Oli lähedal. Taustaks räägin, et Kaspar oma noorusaegadel tegutseski koolis õhtujuhina, siis ta mängis pidudel plaate ja tegelikult mingis ajahetkes käis ta täiesti üle Eesti erinevates kohtades ka mängimas ja tõsi, mõtles ka selle peale, et äkki hakata lausa nagu DJ ametit pidama, mitte sõudja. Õnneks ta tegi sellise... Nad on hea esineja küll tegelikult. Ja on, Kaspar on. See jõuab, DJ jõuab olla küll. Ja ta ka eile rääkisin, ta ütles, et kui saatesse lähed ja seda küsid, siis ütle, et kui vaja on, siis ta tuleb mängima. Opa! Tahad Taimsood endale plaati keerutama? Nüüd peaks juba tellima kuskile, sest vaja järele kuulata. Nii, aga nüüd lugu järgmine. Kasper küsib, teie kallikesed vastate, mitmele punktile mängite. 1 on miinimum, 5 on maksimum. Milline on teie panus? 4 on teil laual. Praegu seis on viigis. Paneme niimoodi sama julgelt nagu Marti. 2. Väga mõnus. 2 punktile panustate. Ega meil väga palju ei ole ka. No aga sa võid rohkem mängida, kui sa nagu 2 punkti võid viia. Jaa, seda küll. Aga võtame ette küsimuse. Kasper küsib. Küsimusega on lihtne. Ma eelmisel nädala inspireerusin Karl-Erik Nazarevi küsimusest ikkagi Vunts küsib ja ma tundsin, et see on nii hea küsimus, et olid nii head vastuse variandid ka. Kelleks tahtis Kasper saada esimeses klassis? Ja vastuse variandid on täpselt samad, mis olid Karl-Erik Nazarevil, ehk siis räppariks, presidendiks, automehaanikuks või jalgpalluriks. Ta tegi nii hea küsimuse, noh? Ei oli, absoluutselt. Sa lihtsalt viitsid ise tööd teha. Ei, sa asja. Ma tunnen, et nendel on see... Paras pähkel, jah? Ei, noh. Räppar, president, automehaanik. Aga isikliku tätsi ka. Ja ei või? A või D või? A või D. Või ei või? Mina isegi mõtlen, et miks mitte, et see... Tema lapsepõlves on sellist laulu see, et üks mingi Eestis on kombeks üks president korraga. Mina oleks presidendiks saada, sest see laul oli nagu mingi popi praadias. Miks mitte nagu... Arvestades ikkagi tegelikult, et mees tuleb Hiiumaalt, eks ole. Hiiumaalt ja seal kindlasti kusagil võib-olla äkki mingisuguses kohas keerati seal kruvisid ja häälestati mootoreid ja kõiki muid selliseid asju. Ma siis usaldan. Täiesti selles mõttes, et kaotada ei ole siin mitte midagi selles mõttes. 2 punkti kõigest. Tulevad ja lähevad. Punktid tulevad ja lähevad. Ei vastus. Me panemegi C automehaanikuks. Kasper tahtis saada automehaanikuks? Õnneks mitte, jah. Selles mõttes küsimus inspireeris mind sellepärast, et Nazarev pani head variandid ja ka õige vastuse. Ehk siis... Jalgpalluriks. Teie presidendiks. Panigi sellega mööda. Marti kukkus kahesti vilja, ma tahtsin presidendiks saada. Sellega kuidas Marti endal jalge alt liivara kühveldab ja oksa saab, millel ta istub. Lähme käime reklaamipausil ära, ta saaks ennast natuke koguda. Reklaamipausid tagasi nagu niuhti ja lähme oma mänguga edasi. Taaskord saab mina puhata, sellepärast et nüüd tuleb voor, kus külaline küsib läbi videosilla. Vaadates tänase mängu punktiskoori, siis võiks arvata, et täna meil mängivad arengupeetusega inimesed, kes ei tea, mis on sport ja millised näevad välja sportlased. Meil on jalgpallimäng ja jalgpalliskoor. Jalgpalliskoor. Isegi natuke mulle võib-olla natuke rohkem nagu hoki, aga see selleks. Ja loomulikult meie tänane külaline, kes küsib, on Eesti jalgpallikoondise esiründaja. Mees, kelle pärast muretsevad kõik treenerid, kui ta väljakule jookseb, Rauno Sappinen. Rauno, palun ole hea ja küsi oma esimene küsimus. Ja see tuleb loomulikult Margus ja Jasmin taaskord teile, kuna te endiselt olete kaotusseisus. No nii on.
tere! Mis oleks elu ilma muusikata ja kus mujalt me tänapäeval ikka muusikat kuulame, kui mitte Spotify'st? Seega minu esimene küsimus on, kes oli aastal 2022 minu Spotify enim kuulatud artist? Vastuse variant A. Coldplay, variant B. Nublu, variant C. Eminem, variant D. Terminator. No nii, ma natuke isegi kartsin. Coldplay, Nublu, Eminem, Terminator. Me tahaksime ka vastata, kui nad Ma natukene kartsin seda algust, kui ta ütles, et mis oleks elu ilma muusikata, mõtlesin, ma pean sellele vastama hakkama. Aga õnneks tuli edasi. Et noh. Aga ei tea, on ju, suht keeruline. No muidugi ei tea. Mul küll, kas Eminem ja Jaagup Kreem said see aasta ju 50-seks mõlemad. Kõva. Et siis sellepärast kuulas rohkem või? Ja Termikal oli... Eelmine aasta kuulas ette, et juubiliks nagu. Ja Termikal oli ju mingisugune suur live ja kõik muud asjad, Coldplay, Nublu. Mul on ka Saavit C peale siuke kõhutunne natuke. Kõik on väga potentsiaalsed. Enim kuulatud aasta. Terminaatoril oli eelmine aasta suur kontsert ka ju, vaata. Muidugi, kui sa nüüd nagu aastal 2022 Nublut kõige rohkem kuulad, see võib ikka lõpuks nagu hakata, mõtled nagu seda, et... Tahan saada vastust. Ka Saavit C. Mina panen puhtalt oma selle... Paku. C. Ja me tahaksime pakkuda ka. No paku. Ma oleksin väga üllatunud Raunos, kui õige vastus ei oleks Terminaator, sellepärast, et ta on üks kõige suuremaid Terminaator-fänne, keda ma üldse maailmas tean. Ongi nii või? No aga vaatame, kas Kasperi teadmine praegu päästab 4 punkti. Ja minu aasta 2022 enim kuulatud artist oli... Terminaatori särk ka seljas. Terminaator. Paistate punkti, keerake kellale ja Raunol on üks küsimus veel ette valmistatud ja loomulikult see tuleb Kasperile ja Martile, sest et nii on lihtsalt ette nähtud. Ja tuleb, palun Rauno. Ja minu teine küsimus, mis on pühendatud saatejuhile, oleks... Mitu korda olen ma algusest lõpuni vaadanud vihkarottide 3 esimest hooaega. Vastuse variant A 4, variant B 1, variant C 0 ja variant D 6. Mitu korda on Rauno Sappinen vaadanud otsast lõpuni ühikarottide kõik hooajad ära? Mitu hooaega oli? 3 oli, kus mina mängisin. 4, 1, 0, 6. Ainult sinu kosi vaatas ilmselt, jah? No see pärast tuli üle, et seda ei vaadanud keegi. 3 inimest umbes Eesti peale, siis see võeti maha peale 4. osa. No ma ei tea, ta ei pühendaks saatejuhile küsimust, kui ta oleks 0 oleks. Ma arvan ka. 1 oleks ka nagu, miks ta küsid sellest, kui 1 korda vaatasid? Kõik see telekas jooksis. No jaa, aga samas võib ka olla trikiga küsimus. 4 ja 6 ja tärgi, kumb? Ma... 4. Pakume ka midagi? Jaa. Teil 4 oli, jah? Jah. Nii. Kas me võtame siis... No ma ootan teie vastust, ärge kuulake, mida nemad räägivad. Te ütlete 4. Mis teil ütlete? Kiir vastus? Paneme C. C, jah. Et ei vaadanud kordagi? Mitte ühtegi korda ei vaadanud. Rauno, anna meile palun vastus. Silla on suus muruniiduk on... Õige vastus on 4. Nice! Aitäh sulle, Rauno, nende küsimuste eest. Aitäh, et tõid ka sisse. Nii meelitatud kohe. Ja punkti seis on meil, 6. Teil oli enne ka 6. Te pole endal punkti juurde kirjutanud. Meil tagasi sinna. Aha, 6, 2. Aga 2 on kilus. Ei, kõik õige. 4-2 asja. Ja, kõik õige. Võtke kokku ennast. Nii nasi, pole nagu mängu ollagi. Aga nüüd ootab meid ees nädala eelvaade ja siis hakkab punkte lendama. Järgmine mänguvoor kannab meil nime Nädala eelvaade, kus me vaatame otsa selle nädala parematele spordisilmustele. Mäng ise natukene teistsugune, laua peal on tekkinud meil ühed väiksed nupukesed ja vastab see, kes esimesena nuppu vajutab. Asi käib kiiruse peale, tahame saada ka kohe vastust. Iga vastus annab 1 punkti. Võtame teile ette võistlejad esimese küsimuse ja see kõlab niimoodi. 9. aprillil lähevad Premier League'is omavahel vastamisi Liverpool ja Arsenal. Kumb on võitnud rohkem omavahelisi kohtumisi? Liverpool. Kas on Liverpool on õige vastus? Tõepoolest, 11 võita. Ei noh. Arsenal on võitnud 6 ja Viike mängib. Saad sa hoida seda nägu, ma teen pilti. Võtame ette järgmise küsimuse. 9.
aprillil on toimumas ka järjekordne UFC võistlusõhtu, kus omavahel lähevad vastumisi Pereira ja Adesanya. UFC ringis on mehed kohtunud eelnevalt ühe korra, nüüd lähevad teist korda kokku. Kes võitis esimese kohtumise? Asendaja. Mis asi? Adesanya. ta näitleja. Israel Adesanya. Pereira. Vaatame, kui ma olen õige. Tõepoolest Pereira viiendas raundis tehniline knockout ja mis on veel põnev, nad on kohtunud varem ka 2 korda kickboksi tandril ja mõlemad korrad on Pereira võitnud. No, aga nüüd tuleb kohe Adesanyal võimalus seda tagasi võtta. Suurepärane. Võtame ette järgmise kiirküsimuse ja see kõlab niimoodi. 6. aprillil kohtuvad NBA-s omavahel Los Angeles Lakers ja Los Angeles Clippers. Mitu mängu viimasest 10 on võitnud Los Angeles Lakers? Poisid, teil nüüd töötab ikka või? Siin on ilmselgelt valitud taktika nii. Jasmin, tulista. 7 muidugi. Mis te arvate, mitu mängu on võitnud Lakers viimasest 10? Lakersil ei ole praegu nüüd liiga hästi läinud ja ma läheks mingi 0 peale. Pakud 0? Jaa. Sul oli? 7. Vaatame, mitu mängu Lakers võitnud on. 0 mängu! Kõik viimased 10 kohtumist Clippersi käest saanud. Võib-olla taktikat muuta. Mõtled, me Hiiumaal öeldakse niimoodi, et tark ei torma. Ei torma. Järgmine kiirküsimus tuleb võistkondadele siit. 8. kuni 16. aprillili peetakse tennise Monte Carlo Masters turniir. Üks mees on seda turniiri võitnud aastatel 2005 kuni 2018 koguni 8 korda järjest. Kes on see mees? Novak Djokovic. Roger Federer ju. Roger Federer, loomulikult. Nii enesekindlad mehed vastavad Djokovic ja Federer, aga tegelikult õige vastus on hoopis Rafael Nadal. Ma olin nagu, ma vaatasin neid aastaid, ma oleks muidu Nadal pakkunud, ma vaatasin, see oli nii ammu. Aga Nadal on lõpetamas oma karjääri. See oli nii ammu, see 10 aastat tagasi. Kus see on alles? Nadal hakkas siis mängima, kui sina sündisid. Ei, no, kõik võib olla, aga nagu... Nii see on. Ma pakun Nadal, kui oleks aastad natukenegi sootsam. Hea küll, Kasper, saame üle sellest, võtame ette järgmise küsimuse ja see kõlab teile niimoodi. 9. aprillil kohtuvad kohalikus premium-liigas Nõmme Kalju ja Paide linnameeskond. Kumb tiim kogus eelmisel aastal rohkem punkte? Linnameeskond. Sina vastasid, vajutasid esimesena, Paide linnameeskond pakkud sina. Paide jäi ju 3. Mis te arvate? Ei, no siin... Sina arvate nüüd? Oota, kas me, kui me nüüd nagu pihta paneme, me saame ka punkti või? Muidugi. No jah, siis selle järgi loogilist võttes jah, et kes nagu rohkem punkte kogus, siis sa mõtled nagu meistrivõistluste tabelis, mitte tabelis, kellel on rohkem punkte? Paide, kes oli siis ka tõesti. Noh, aga vaatame, mis õige vastus on. Mõlemad kogusid 65 punkte. Väravate vahega. Ja väravate vahega, aga punkte kogusid sama palju. Terav! Vaata, ma teen uue pildi. Trikikad. Miks ta küsid niimoodi? Lauri, see oli suurepärane. On jaa. Omavahelisest mängudest said rohkem ju? Jumal küll, saa üle. Ei, no okei. Ei, muidugi. Kasper. No, saame hakkama. Võtame ette järgmise küsimuse. 11. kuni 12. aprillil toimuvad meistrite liigas veerandfinaalide avakohtumised. Palliplatsil jooksevad ka Real Madrid ja Bayern Münich. Sama klubid mängivad ka Euroliigas korvpalli. Kumb sats on Kossus edukam see aasta? Real Madrid. No vaatame, kas on. Tõepoolest. Nii on, punkt kirja. Kas nüüd... No võtad korvpalliga, kui jalkaga jäänud. Kas teie ei ole enda seda tabelit üldse keranud või? Peab või? Miks? No teil on õigesti Ai, muidugi vastane. lihtsalt vajutasite kogu aeg, et nagu siia pole midagi tilkunud. Seis on meil Ühe punkti saime. 3, 9, ei, ässalt. Väga hea. Ja Ma sellega... lihtsalt tuletan meelde eelmise saate lõppseisu. 22 midagi vähem. Oli jah, tõsi oli. No, aga vaatame, kas lõppmäng meil midagi muudab, sest et nüüd kohe algab meil e-spordivoor. Meie mängu viimaseks vooruks on e-sport ja tänaseks mänguks me oleme valinud loomulikult UFC, sest et nädalavahetusel toimub Pereira ja Adesanya matš ja mina isiklikult tahan juba täna teada, kes selle matši võidab. Aga enne kui me läheme mängu juurde, siis loomulikult on aeg kaptenitel panna panused. Margus, mitme punkti peale teie täna mängite? Me mängime täna, meil oli 1-10, eks ole? Ja me mängime täna 7 punkti peale. Olgu, kokku tuleb siis 10 ja mitmele teie mängite? Me mängime ka 7, et oleks võimalik kaotada neile vajadusel. No võimalusel ka võita, eks ole. Härra president on rääkinud. Härra president on rääkinud, potentsiaalne president. Jasmin, palun, siin on sulle pult. Edu, õnne, jaksu ja las matš algab. No nii, Marti.
tavaliselt tuleb olla naisterahvastega viisakad, aga täna ei ole see. Nagu ikka, mul on hea tunne. Sul on tihti hea tunne ja see on elus oluline, et oleks hea tunne, sest muidu oleks päris nukker elada. Ja oluline on siis muidugi ka teada seda, et Marti võitleb Adesanjana ja Jasmin võitleb Pereirana. Pereira on siis punane ja Adesanya siniste kinnastega. Ma meenutan seda küsimust, et seal nagu Pereira oli nagu kõvem või? Pereira nagu päris elus peaks olema. Kuidas sa kätte võtad seda? Kuidas sa teed? Ära näkku löö! Hoia tagasi ennast nüüd. Aba, korralik töö, jalgadega kätega, tööta. Ma ei saa, kuidas ma tulen siin? Ma ei tea nuppegi ju. Ma lihtsalt lasen neid. No ops. Käega, ära lase tugida ennast. Hoia kinni ja löö. Hoia kinni, pane, jalaga nüüd. Tööta, käega. Korralik, löö vahel, on pea juba täitsa pehme. Pane jooksu sealt, Marti. Jalaga. Luusen ära siit. Mida? Ma ei saa aru. Klõpsi juppe. Tule ära kuidagi. Esinevaid, no said lööma jälle. Pane. Löö kätega. Vaju tiksi, saa lihtsalt vajuta noortega, löö kätega, lihtsalt löö näkku, lihtsalt löö. Mis ma nüüd teen? No nii, simplified grabbing controls, nii. Oota, ma kohe annan sulle peksa. Closer ground position. Vaju tiksi, lähme edasi. Pange. Löö. Pane minema sealt. Löö, küünarnukiga näkku. Get up. Ärge vajutaks seda PlayStationi nuppu nii palju. Pane minema sealt. Põlvega. Pane. Uuesti pikali, küta veel. Sport, Marti. See oli button smash, see pole mingi sport. Marti, kaotus on kaotus. Kas ma võin? Ei ole üldse häbi. Ei ole naise ennast häbi kakluses kaotada. Väga mõnus. Saad päriselt kätte. 10-9 on meil tänane mängu lõppskoor. Ja täiesti võib öelda, et rongi alt tulid välja Jasmin ja Margus. Suurepärane mäng, Kasper ja Märti. Sa oled e-sportlasest hakanud, sa riigid e-sportlasest. Ma valin õigeid kaaslasi. Aitäh sulle, et sa vaatasid. Kohtumiseni juba järgmine kord. Tšau, paka ja nägemist.